turutrendid nädalturgudel. Kätte on jõudnud 24. nädal, aasta on 2024 ja minu nimi on Urmas. Täna on esmaspäev, 10. juuni. Enne kui vaatame üle, mis eelmisel nädalal toimus ja mida tõotab uus nädal tuua, tuletan ikka meelde, et kui sa veel seda teinud ei ole, siis kindlasti telli seda kanalit. See aitab teil kindlasti leida ka meie tulevased postitused kiiremini. Aga kui see sisu sulle ka meeldib, siis vajuta seda like-nuppu ka. Küsimused ja kommentaarid on samuti oodatud e-kirja teel, kas siia video alla või siis YouTube'is näiteks või saada e-mail urmas@astroloogiaabi.ee. Aga vaatame üle, mis siis nädala jooksul toimus, et Eurotsoonist siin tulid siis tootja numbrid, ehk siis see on olnud väikselt kasvuteel, parem kui aprillis oli siis mai number 45,7 pealt 47,3 peale. Ja mis veel, Euroopa Keskpank ka siis otsustas intresse kärpida, et 4% pealt 3,75 peale. Euroopas siis üle pika aja on esimene langus aset leidnud. USAs on see otsus tulemas nüüd sellel nädalal, aga ilmselt sealt veel langetust ei tule. Sellest juba siis lähemalt. Nüüd nafta hinnad on olnud ka suures languses, et mai oli üks hullemaid kuid nüüd siin alates novembrist. Ja OPEC Plus siis ka otsustas kärpida tootmist. Nii et hoitakse seda hinnataset ehk üleval, kuigi tarbimine on praegu üsna madalale läinud. Mis veel, USA tootja numbrid muidugi on languses praegu olnud, et seal ei ole nii väga ilus. Ja tööturu numbrid esmased siis toetuse nii-öelda avaldused on tõusnud 229 000 peale, ehk siis 8000 rohkem kui nädal aega tagasi. Ja mis veel USAst jäi silma, et päiksepaneelide installatsioone on seal kõvasti juurde tulnud, nii et see sektor on hakanud USAs igal juhul võtma ju tuure alla. Mis veel on tuure alla võtnud on see, et inimesed millegipärast riskivad nende pennistokkidega, ehk siis alla $1 väärtusega aktsiatega kaubeldakse ja loodetakse siis sealt suurt tulu, aga eks ta siuke riskantne on, et see on nagu rohkem kasiino, et eks need aktsiad on põhjusega nii odavad, nagu nad on. Aga jah, see näitab võib-olla seda, et turg on hakanud oma tippu leidma, ehk siis nii-öelda jaekaupleja riski valmidus on nii suur ja ahnus ka muidugi. Kui vaadata seda kasumlikkust, siis kõige kehvemini läheb ikka endiselt small capidele, et siit on ju näha ka, miks nad on siis väiksed ja võib-olla ka kohati odavamad on need small cap aktsiad. Et circa 42% nendest on siis kahjumlikud. Kui võrrelda siin näiteks mid capidega, siis circa 20% seal on kahjumlikud ja large capidest ainult 10% on kahjumlikud, nii et selles mõttes eks seal on oma tõsi taga. Et kindlam on ikkagi kaubelda selliste ettevõtetega, mis kasumit teenivad ja see loob ka tuleviku väljavaated paremaks. Et kui võrrelda seda muidugi siin 2000. aasta selle internetimulliga ja ka finantskriisiga 2008, et siis olid need kahjumis olevate ettevõtete osakaalud tunduvalt suuremad. Aga praegu on siis small capid ja edestanud siin .com aega, et aga hetkel jah, numbrid on veel suhteliselt ilusad, et praegu kasumlikkus on suhteliselt hea. Mis veel jäi silma nädala jooksul, et tehnilised probleemid olid seal New Yorgi aktsiaturul. Näiteks Berkshire Hathaway aktsia kukkus seal 99,97%, et sai teda päris soodsalt kätte. Kahjuks oli tegemist tehnilise viperusega ja need tehingud, mis siis õnnestus kellelgi ära teha, need pöörati tagasi kahjuks. Ja Nvidia nüüd jõudis ka sinna 3 triljoni ettevõtete hulka, et väga hea tulemus, et väga kõva valuatsioon muidugi. See juhtus siis 7. juunil ja Nvidia aktsia split tehti ka nüüd ära, et tänasest on siis aktsia 10 korda odavam,
mitte, et see oleks nüüd tehniline, aga jah, et kui ennem oli sul näiteks portfellis 10 Nvidia aktsiat, siis nüüd on sul 100 neid, nii et 1/10 split tehti ja tõepoolest siis hind on nüüd 10 korda odavam, et seda kaubelda. Mis toimus meil hinnagraafikutel, vaatame seda ka, et S&P 500 iseenesest tõusis, ilus nädal oli, tõusunädal. Ja nädalane graafik ka on ilusti kõik roheline, et siin tehniliselt on väga ilus pilt hetkel. Kui vaadata aga siis Russell 2000 aktsia liikumist, siis siin on juba esimene niisugune ohumärk üleval, et ta on olnud vastu seda vastupanu ja järjest enam siit seda tekib, nii et on niisugune surve ikka allapoole ja nüüd on ka tehniliselt hind võib-olla languses. Ehk siis me oleme sellise korrektsiooni ootel praegu small capide puhul, et kas nüüd kogu turg hakkab korrigeeruma või mitte, seda on praegu veel raske öelda, aga sellised märgid on üleval. Et sektorite poolest kõige paremini performisid või on siis ütleme S&P-st paremini performinud tehnoloogia ja eelmisel nädalal ka siis kommunikatsioon võttis kõvasti hoogu juurde, nii et sellega on kõik hästi. Ja üks sektor, mida me siin ka jälgime, mis on siis kõige alahinnatum nii-öelda, on siis consumer discretionary ehk siis need tarbijakaubad. Insiderid veidi võtsid seal hoogu üles, aga midagi eriti märkimisväärselt silma ei jäänud. Ja VIX indeks on ka siin ikka madalal tasemel, et ei ole midagi rohkem toimunud. Sesoonselt, jah, oleme sellises kerges korrektuuri võib-olla faasis siin, aga siiski positiivne trend praegu suures plaanis. Ja kui vaadata siin nagu päevakaupa, et siis jah, see juuni keskpaik on üks kehvemaid aegu tavaliselt selle kuu jooksul. Nüüd, kui statistiliselt vaadata, siis võib-olla tasuvam on praegu sellel nädalal otsida lühikesi positsioone. Et pigem on turg siis jah, selle nädala jooksul 10–16 leidnud tee allapoole. Aga kuidas ta seekord välja mängib, eks seda aeg näitab, et siin on suhteliselt sellised mixed signaalid. Et siin on kuu lõpus tulemas üks väga hea suure tõenäosusega trade jällegi, et sellest räägime juba lähemalt. Kui vaadata siin erinevaid positsioone, et siin varahaldurid on siis olnud nagu rohkem seal negatiivse poole peal selle tehingute arvu poolest, aga hetkel on nagu hakanud siin kasvama jälle. Kui vaadata institutsioone, siis sealt tuli ka väike langus sisse nädala jooksul, aga mitte midagi olulist. Et hetkel püsib selline ilus positiivne trend. Astroloogiliselt on meil ka suhteliselt negatiivne nädal iseenesest, et ja veel võib-olla ka järgmine. Et siin ei ole praegu midagi väga ilusat nagu välja käia, et need on ka sellised indikatsioonid, mis ikkagi viitavad võimalikule korrektsioonile turul. Ja seda siis on siit graafikult võib-olla selgemini näha ka, mida ma sellega mõtlen. Nüüd Blackbox mudel jah, ka viitab siin võimalikule sellise korrektuurile siin kuu keskel. Kui vaatame meie siis projektsiooni, mis me eelmine nädal välja käisime, et seda saab siis meie Patreoni kanalilt alati eelnevalt näha, et kui ei ole veel sinna jõudnud, siis kindlasti mine ja liitu, seda saab täiesti tasuta praegu teha, aga et see sisu on praegu ka siis saadaval uue nädala, kus juures prognoos on ka seal üleval juba. Aga jah, see osutus siis nii-öelda pöördasetusse minema sinna, et tegelik hinnaliikumine oli siis teises suunas, aga pöördepunktid, nagu ikka ma ütlen, et need töötavad alati suhteliselt hästi. Trend või siis suund on selline keeruline tsükli analüüsiga, nagu ikka. Uue nädala vaatame seda kulda, et kulla liikumine ka tegelikult läks siis pöördasetusse, et see oli siis see prognoos, mis me välja käisime ja tegelik hinnaliikumine oli siis tegelikult vastupidi. Aga jällegi, suhteliselt hästi kajastas seda, mis tegelikult turul juhtus, et siin on siis tegelik hinnaliikumine ka näha.
uuel nädalal, mida oodata, et Fedi istung on tulemas, et kas sealt tuleb intressi langetus, ma olin seda meelt tükk aega, aga nüüd, kui ma olen natuke sügavamalt analüüsinud ja vaadanud, mis tegelik meelestatus on, siis tundub, et siiski seekord seda intressi langetust ei tule, et esimene selline lootus paistab praegu olema septembris, nii et eks me näe. CPI numbrid tulevad ka välja, seal tarbijahinnaindeksid, Apple'i siis arendajate konverents algab ka täna, nii et seal on ka uudiseid kindlasti AI maailmast ja kui palju nad siis seda suudavad endale implementeerida oma tooteportfelli. Tesla aktsionäride koosolek ka siis, kus hääletatakse Elon Muski 56 miljardi suuruse siis selle nii-öelda paketi üle, et seal on ka väga vastakaid arvamusi ja mõned majandustulemused ka veel, et Oracle, Broadcom ja Adobe näiteks on siis välja tulemas, sealt on siis näha, kuidas selle AI nõudlusega näiteks on olnud. Siin siis veel lisaks ettevõtteid, mis nädala jooksul majandustulemused avaldavad. Ja nädala ideedest, et need, mis eelmine nädal siis sai välja käidud meie Patreoni kanalil, et ikka mainisin seda sama tarbija sektorit seal, et välja sai käidud näiteks eriti Nike, Best Buy ja McDonald's. Et Nike toimis päris hästi, et see oli siin ilusti vastupanu lähedal ja toetuspinna lähedal ja siit hakkas ta üles minema ilusti. Best Buy oli aga juba suurema tõusu ära teinud, et ta jõudis siia vastu seda vastupanu ja nüüd ta on kergelt pidama jäänud, et vaatame, kas sellega siis asjad lähevad. McDonald's natuke tõusis, aga reedel andis väga palju järele. McDonald'siga on natukene teised lood, et siin on kujunemas selline pea ja õlad muster, et kui see on siin pea, et siis siin on õlad ja see on tagurpidi siis. Et iseenesest, kui see nagu jääb pidama, siis ma eeldan, et siit ikkagi hinnad lähevad ülespoole tõusule, aga tuleb oodata seda õiget hetke. Et kui riskida, siis tegelikult siit annab juba siseneda ja stopp siia alla kuskile panna. Teine variant on oodata ära, kuni siis see joon siit saab murtud ja siit edasi läheb hind üles. Aga jah, selline muster ja mis veel nagu jäi silma McDonald'siga, et kogu see liikumine siin on kuidagi nagu M-kujuline ja näete, kuidagi väga hästi sobitub see McDonald'si logo siia peal. Et väga huvitav muster on välja kujunenud, ja siis see WEN oli ka üks ideesid. Et see toimis päris hästi, aga siit tuli siis selline lahknevus muster sisse kolmapäeval, kui see tipp saavutati ja sealt edasi hakkas hind jällegi korrigeeruma tagasi siia toetuspinna lähedale. Nii et selles mõttes 50-50, et tegelikult idee toimis, aga jah, andis sealt järele peale seda lahknevuse tekkimist. Nüüd vaatame siis kaarte ka või graafikuid, et S&P puhul, kus me siis oleme siin, meil on täna üks pöördepunkt ja järgmine pöördepunkt on reedel 14. et see suund ei pruugi üldse õige olla, et see on lihtsalt siin praegu eeldatav võib-olla muster, aga vaatame, kuidas ta välja mängib, et ma ikkagi eeldan, et ta võib isegi siit nädala jooksul veel ülespoole kerkida, aga nädala lõpp saab olema ilmselt suhteliselt negatiivne, et vaatame. Aga nafta hinda vaadates siis seegi natuke andis järele peale seda OPEC Plussi otsust seal, aga me oleme ikkagi sellises languse perioodis siin. Järgmine pöördepunkt on tulemas homme 11. ja sealt edasi järgmine 14. reedel. Kulla puhul on siin ka need võimalikud sellised pöördepunktid päris hästi paika pidanud, et see viimane, mis oli siin reedel, 7. see oli päris oluline päev, trend tõesti muutus, et kas need tipud ja põhjad siin on õiged või mitte või on nad vastupidises asenduses, seda praegu on veel raske öelda. Võimalik, et see järgmine pöördepunkt, mis tuleb kolmapäeval, et see siis annab meile rohkem selgust, et kas see saab olema nüüd põhi või see saab tipp olema. Et siis sealt edasi peaks ta ka vastavalt ikkagi minema nende järgi. Ja kui vaadata Bitcoini hind tegi ka siin väikse võnke sisse järgmise pöördepunktiga, mis oli reedel ja nüüd on jällegi külg liikumises, et siit varsti ta peaks hakkama kuskil poole äkki välja murdma, et vaatame, kaua ta siin
kanalis nii-öelda püsib. Ja Tallinna turg tegi päris ilusat tõusu eelmine nädal, aga nüüd täna on hakanud jälle järgi andma, et püsib praegu veel selline kerge positiivne foon, aga vaatame, kuhu ta siis välja ennast veab. Ja vaatame suuremad ka üle, et siin Apple on väga tugevas kasvus olnud, nüüd ta on vastu sellist vastupanu, et näha on, kas siis hakkab siit läbi murdma või põrkab tagasi, et kaks varianti, et praegu on natuke riskantne. Ehk siseneda enne, kui ta läbi murrab. Ja Amazon ilusti vastavalt meie sellisele projektsioonile, siin on hind liikunud, praegu liigub ilusti ülespoole, positiivne. Alphabet ka väga positiivne, kuigi siin on tekkinud väike vastupanu, et juba 2 korda seda puutunud siin. Ja Microsoft ka taastus suhteliselt kenasti. Nvidia on väga positiivne, seal ei ole midagi uut. Meta on samuti positiivsel joonel, et see mis ma arvasin eelmine nädal, et siit tuli selline kerge signaal ja et tekkis isegi selline toetuspind siia alla, nii et ta on ilusti liikunud ülespoole. Ja Netflix on ka endiselt positiivne, Tesla puhul ootame siin seda otsust, et siis ta kas murrab nüüd allapoole või läheb ülespoole, et siit peaks mingisugune suurem liikumine ikkagi tulema. Sesoonselt on ta küll positiivses foonis, Nice. Ja PayPal võttis ka hoogu juurde päris kõvasti, et seda me lausa ootasime siin, et see oleks ka ilusti plaanipäraselt. Lululemon avaldas küll majandustulemused, mis olid suhteliselt positiivsed, aga ikkagi väga palju hoogudasid juurde ei saanud, et hind tõusis tõesti päris palju, mingi 15% äkki isegi peale seda, aga siiski on praegu tehniliselt pilt ikkagi negatiivne, et ei ole see väga ilus. Niisiis, aga selline võib-olla nädala kiire ülevaade ja igal juhul mina soovin teile edukat kauplemist, kui on nüüd huvi selle nädala ideede vastu, siis need on Patreoni kanalil üleval, patreon.com/turutrendid ja sealt saab neid täiesti tasuta praegu vaadata, nii et tulge ja liituge kindlasti selle kommuuniga seal. Ja mis siis ikka, et soovin teile kõigile edukat nädalat ja kohtume taas uuel nädalal. Kõike head!